Tervist, head vaatajad, mul on hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid liige ja kirjanik Andres Aule. Tere tulemast! Tänan kutsumast, rõõm on olla tagasi Objektiivi stuudios. Hiljuti mõned päevad tagasi üllitas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ja selle organisatsiooni demokraatlike institutsioonide inimõiguste büroo ehk siis OSCE ODIHR raporti, mis käsitleb Eesti e-valimisi. Seda esitleti Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil. Ja miks me siin sinuga seda teemat arutame, on eelkõige see, et sina olid üks selle pöördumise peamiseid autoreid, mis siis esitati Arvo Alleri kaudu ODIHR-ile, et üleüldse selline raport võiks valmida. Ja nüüd, kui ma küsin sinult siin mõned kuud hiljem, kui see pöördumine esitati, kuidas raport siis on, et kas tasus vaeva? Ma arvan, et tasus ikka. Et see on võit Eesti demokraatia ja Eesti valimissüsteemi jaoks, vähemalt väike samm. Et olen rahul, et raporti kohta saab öelda niimoodi, et töö on tehtud põhjalik. Tuleb võtta arvesse seda, et nad on siiski andnud hinnangu ainult Eesti valimisi, eriti just e-valimisi reguleerivate õigusnormide ja eeskirjade vastavusele rahvusvahelistele standarditele. Nad ei ole hinnanud tehnilist lahendust kui sellist ja nad ei ole hinnanud Eesti nende õigusnormide ja eeskirjade vastavust Eesti põhiseadusele. Nii et on antud ainult ühe osa kohta hinnang, aga see hinnang on põhjalik ja nii et olen rahul. Mida sa siit raportist nagu esmapilgul kohe esile tõstaksid? Et mida see nüüd nagu tervikuna, kõige üldisemalt Eesti e-valimiste kohta ütleb? Kõigepealt esimene asi, mida võib märgata nii raportist kui ka selle esitlusest, mis on internetis vaadeldav, mille video on internetis vaadeldav, on see, et OSCE ODIHR on olnud tavapäraselt ja talle omaselt ettevaatlik. See raport ei sisalda otseseid etteheiteid, aga kui nüüd vaadata paljusid teisi sama asutuse või sama organisatsiooni koostatud aruandeid, arvamusi, raporteid, siis enamasti nad ei teegi etteheiteid. Et nad pigem soovitavad, mida saaks teha paremini. Ja selles mõttes, selles konkreetses arvamusdokumendis, mis nüüd meieni jõudis siin 1 või 2 päeva tagasi, on mõned etteheited siiski olemas, ma hakkasin need lugema, nad ei ole ka otseselt etteheited, aga nad on nagu sellisena käsitletavad sõnastused. Aga suurem osa neist on ikkagi soovitused ja selline olukorra fikseerimine või sedastamine. Nüüd, ja et see ettevaatlikkus võib nagu eksitada, aga kui nüüd vaadata siiski nende soovituste sisu, ulatust ja konteksti, siis ma ütleksin, et raport on ulatuslikult kriitiline. Ja, mulle tundub ka, et seda raportit võiks tegelikult vaadata peegelpildis, et kui raport teeb mingeid soovitusi, siis tegelikult nende soovituste taga on väga konkreetsed puudujäägid, et tuleb need puudujäägid nende soovituste seast ilusti üles leida. Jah, täpselt nii, et iga soovitus, neid oli 11, aga tegelikult on need soovitused natuke rohkem. Ma pärast pole ehk räägin sellest. Iga soovitus markeerib vähemalt ühte probleemi. Ja minu meelest see üldine sõnum, mis ODIHR tahtis meile anda, on ikkagi peaks olema see, et niimoodi edasi ei saa. Et kui nüüd vaadata kogu seda, kõiki neid rõhuasetusi ja kõike muud. Aga ma usun, et nad ei taha, et keegi hakkaks neid otseselt süüdistama, et selles mõttes nad ise ka ei süüdista. Jah, loomulikult ODIHR ei soovi jätta endast muljet, et ta sekkub liikmesriigi siseasjadesse, et see on üks peamine viis, kuidas ta modus operandi, kuidas ta tegutseb. Täpselt nii on ja muide isegi selle pöördumise, mille Arvo Aller esitas ja mina koostasin, see on siis septembris 2024. Selle pöördumise lõpus oli üks ainuke küsimus, mis kõlas umbes niimoodi, et kas Eesti e-valimiste süsteem praegustel asjaoludel ja ilma pöördumises kirjeldatud probleeme lahendamata on usaldusväärne ja turvaline. Ja ODIHR on seal selles oma arvamusdokumendis, mis nüüd tuli, vastanud, et nad sellele küsimusele ei vasta.
et nad siis nii-öelda, ütleme nii, et ei allunud provokatsioonile, kuigi see ei olnud provokatsioon, see oli siiras küsimus minu poolt ja meie poolt. Aga nii-öelda siis nad otsustasid, et nad lähevadki sellest kõrvale. Küll aga küsis Jaak Valge sellel esitlusel, mis nüüd toimus, kolmapäeva hommikul äkki oli, et kas need nii-öelda Eesti valimist korraldavad nii-öelda õigusnormide eeskirjad vastavad Euroopa Nõukogu ODIHR-i ja Veneetsia komisjoni kehtestatud standarditele. Ja minu meelest oli päris märgiline, et see OSCE valimisekspert Beata Martin Rozumilovitš jättis selle küsimuse vastamata. Küll aga selgitas ta seda vastuseks sellele samale küsimusele, et e-hääletusega jätkamine on Eesti rahva valik ja nende antud soovitused on mõeldud selleks, et olukorda parandada. Mis mulje sul üleüldse sellest kolmapäeval toimunud Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungist jäi? Jällegi hästi diplomaatiline, võib-olla sealt peaks õppima seda kunsti, et kuidas on võimalik vastata küsimustele mitte kunagi otse või mitte kunagi nagu anda tegelikult otsest vastust, et mulle tundus, et OSCE nagu ei andnud peaaegu ühelegi küsimusele väga otseseid vastuseid, mõnel siiski andis, aga et peaaegu ühelegi küsimusele ei tulnud otseseid vastused, küll aga tuli selliseid hästi diplomaatilisi ja olukorda ikkagi kirjeldavaid vastuseid. Aga et ma arvan, et see toetas nende arvamusdokumendi sisu, see esitlus, et nemad olid tulnud ikkagi selle arvamusdokumendiga välja ja nad ei tahtnud, ilmselgelt nad ei tahtnud kuskilt otsast asja teravaks ajada, ütleksin ma. Aga see kriitilisus oli seal olemas, et kui me võtame näiteks selle, millega see arvamusdokument algab ja milline oli OSCE esindajate lõppsõna sellel esitlusel, siis oli ju ikkagi see, et edaspidi see ring, kellele on delegeeritud rahva usaldus e-valimiste suhtes, eriti e-valimiste kontrollimise suhtes, see peab laienema. Ja minu meelest nad isegi seal kasutasid, seal oli küll tõlge peal, aga vähemalt see tõlk ütles peab, et see oli siis imperatiiv. Et selles mõttes ma arvan, et sõnum oli ikkagi pigem selline, et vaja on muudatusi ja kindlasti on vaja muudatusi. Ja kui nüüd siin mõnigi nii-öelda valimiste korraldamisega ise otseselt seotud isik väidab, et pole lugu midagi ja et seal on ainult nii-öelda peenhäälestus, siis ma arvan, et ta peaks võib-olla veel natuke tutvuma selle dokumendiga ja võib-olla vaatama ka seda esitlust. Ja kui tulla nende soovituste juurde, siis võib-olla kõige selliseks üldisemaks soovituseks, mis sealt välja tuleb mitmetes erinevates punktides ja mitmete erinevate soovituste alapunktides tegelikult on see, et kui Eesti tulevikus teeb mingeid e-hääletust puudutavaid olulisi muudatusi seadusandluses, siis peaks sellele eelnema eelkõige laiapõhjaline avalik arutelu, parlamendi ja ühiskonna selge toetusega kaasnev. Ning e-hääletuse tehnilist keerukust arvestades peaksid siis arutelesse olema kaasatud erinevad pooled, nagu näiteks eksperdid, akadeemikud ja kodanikuühiskonna esindajad. Ja kui ma nüüd loen näiteks siin Vabariigi valimisteenistuse juhi arvamus selles küsimuses, mida ta avaldas ERR-is samal päeval, siis põhimõtteliselt räägitakse sellest, et kui nüüd tõepoolest Eesti peaks nagu seadusandlust selles osas kuidagi tihendama ja tegema mingeid muudatusi, et siis oleks hea, kui natukene rohkem arutletakse. Aga kui ma loen seda raportit tegelikult, siis mulle paistab silma sealt see, et ODIHR peab silmas oma raportis üleüldist arutelu e-valimiste kui süsteemi osas. Ja seda pidevalt kogu aeg nõudes ilmselt vihjab millelegi, et meil seda arutelu sellisel viisil, nagu ODIHR ette näeks või soovitaks, ei ole. Jaa, täpselt nii. Et see ongi esimene, see on see, mis sealt kõlama jääb, see on kõige esimene soovitus, tähistatud nii-öelda siis tähega A, ja see on ka see, mis oli nende lõppsõnas, selle esitlusel jäi kõlama, täpselt see mõte, aga võib-olla siin, ja
võib-olla ma rõhutaks asja, mida kõik ei pruugi olla tähele pannud, et seesama OSCE ODIHR-i valimisekspert ütles sõnaselgelt välja, et see usalduse delegeerimine peab laiemaks kui ainult Vabariigi Valimiskomisjon. Et ta ütles selle esitusel ka sõna-sõnalt välja. Aga nüüd, kui vaadata seda soovitust laiemalt, siis tegelikult see arvamusdokument ei koosnenud ainult soovitustest, seal oli ka niisugust selgitavat teksti ja ma ütleksin, et seal on ka vahel nii-öelda vahesoovitused, mida ei ole seni minu meelest väga esile tõstetud. Nendeni me ka jõuame, aga siis kui ma nüüd nii-öelda etteheitvat sõnastust siin välja noppisin sellest, siis seal kohe selles esimeses punktis on ka üks etteheide, mida Eestile on siis ka öeldud. Ja etteheide on nimelt selline, et üldist arutelu selle kohta, kuidas tõlgendada valimispõhimõtteid e-hääletuse kontekstis ei ole Eestis seni olnud. Aga see arutelu peaks tekkima. Ja just nimelt, nagu sa ütlesidki, seal on arvamuses on sõna-sõnalt kirjas, et see laiapõhjaline, et olulisi muudatusi valimisseadustes peaks tegema Eestis edaspidi ainult nii, et sellel on Riigikogu ja ka üldsuse hulgas laiapõhjaline heakskiit. Ehk siis teisisõnu, kui nüüd tõlkida jällegi, siis võib öelda, et nii-öelda tehnilisest või poliittehnoloogilisest häälte enamusest koalitsiooni omast ei piisa tegelikult selleks, et selliseid väga mastaapseid asju ühiskonnas kehtestada ja muuta. Jaa, kahtlemata ja ma veel kord rõhutaksin seda, et ODIHR ilmselt peab silmas nagu tervikuna e-hääletussüsteemi üle arutelu. Et siin ei ole ainult nagu mingites ühes või teises partikulaarküsimuses vaja seda arutelu teha ja ainult siis, kui midagi seadusandluses muudetakse või nii nimetatult paremaks tehakse, vaid et kas e-hääletussüsteem tervikuna on ühiskonnale vastuvõetav või mitte. Ja muuseas Jaak Valge selles samas komisjoni istungil tõstatas esile ka Riigikantselei hiljutist uuringut, eks ju, kus oli siis, kui ma ei eksi, e-hääletuses negatiivselt suhtuvate ja sellest mitte usalduslikult suhtuvate inimeste osakaal tõusnud peale Riigikogu valimisi 36-39-ni. Ehk siis põhimõtteliselt 40% inimestest ei ole e-valimistega Eestis nõus ja sama osa muuseas ka arvab seda, et mingil määral kas otseselt või siiski arvab, et mingil tasandil on e-valimisi võltsitud. Et see on ikkagi väga-väga suur number. Jah, kas on võltsitud või ei ole, siin seda minul endal seisukoht puudub. Ma ei tahaks seda väidet nagu lauale panna. Ma ei ole üldse kindel, mul ei ole selle kohta mingeid nagu andmeid. Ja kahtlemata. Aga jah, et ma arvan, et see oli üks põhjus. See ühiskonnas sellise umbusalduse kasvamine ühiskonnas. See oli üks põhjus, miks see punkt või soovitus on nii olulisel kohal selles arvamusdokumendis. Aga see jah, et meil tegelikult ongi olukord, kus valimiste üldpõhimõtteid või kogu rahvusvahelise standardite ja rahvusvaheliste standardite ja normidega seatud põhimõtteid, valimispõhimõtteid ei ole Eestis e-valimiste kontekstis arutatud, et selles mõttes ODIHR-il on õigus. Kas sa oled jälginud ka natukene seda, kuidas nüüd nii-öelda valimiskomisjon ja peavool on seda temaatikat käsitlenud ja vastu võtnud ja milliseid strateegiaid hakatakse kasutama, et seda ODIHR-i raportit kuhugi endale sobivasse orva lükata? No, ma arvan, et nad ei pääse ikkagi muudatuste tegemisest, aga ma arvan, et esimene katse, mis siin võiks olla, on ikkagi püüda piirduda kosmeetiliste muudatustega, kui vähegi võimalik, või muuta ikkagi mitte nüüd hakata nüüd mastaapselt muutma, vaid pigem, eks ole, natuke midagi muuta, teha ära lihtsamad muudatused ja siis masseerida rahvast retooriliselt. Et nagu ma ütlesin, et see võib-olla juhigi tähelepanu õieti mingitele probleemidele, et pigem on see nagu dokument, mis siis aitab meie eeskujulikku süsteemi veel paremaks teha. Ma arvan, et see on see esimene retoorika.
Aga kindlasti see asi sõltub avalikust arvamusest, et kuidas see asi edasi kujuneb, see asi sõltub ka meedia reaktsioonidest ja kui palju pääsevad meedias mõjule mõlemad pooled või nii-öelda siis erinevad arvamused. Ja ma kahtlustaksin ise, et selle dokumendi tulemusel või tagajärjel siiski usaldus Eesti e-valimiste süsteemi suhtes langeb veel. Kui nüüd tulla tegelikult veel enne, kui me konkreetseid punkte hakkame käsitlema, tulla nende korruptsioonivastase erikomisjoni istungite juurde, mis eelnesid sellele raporti esitlemisele ja vaatame seda, mida siis seal on teinud valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe, vastates muuhulgas ka Varro Vooglaidi küsimusele, et kas toimusid pistelised kontrollid või mitte, kas pistelistest kontrollidest on mingitki jäädvustust ja tõendit, et need toimusid ja kui Aarne Koitmäe ütles, et need pistelised kontrollid on kuidagi videotes talletatud, siis viimasel istungil tunnistas ta, et need videod on kustutatud ja neid videoid enam ei eksisteeri. Et mis mulje see asi on nüüd jätnud? Oled sa vaadanud neid? Ja, et mulle tundub, et paraku on härra Koitmäel õnnestunud jätta endast mulje kui sellisest natuke udujuttu ajajast, et tegemist on riikliku tähtsuse küsimusega, millel on riiklik tähtsus. Et sellistes küsimustes ja eriti veel sellises üldises sise- ja välispoliitilises olukorras nagu ajada, ütleme, sellist juttu, mida keegi ei saa tõendada, et see ma ei oska nüüd öelda, kas see on süütegu või kas see peaks kuhugi vastutuse alla kuuluma, aga ilmselgelt usaldust selline asi ei ärata. Tuleme siis juba nende konkreetsete ettepanekute juurde. Milliseid ettepanekuid sa nagu kõige enam sealt esile tõstaksid või läheme järjekorras, et palun, areen on sinu? Ma ei tea, mõlemad variandid on võimalikud, et võib-olla võib ka järjekorras minna lühidalt, et siis meil ei jää midagi vahele. Et esimene ettepanek oli seesama nii-öelda soovitus A, et kehtestada tulevasi olulisi muudatusi e-hääletust käsitlevates õigusnormides üksnes pärast laiapõhjalist arutelu ja selget toetust parlamendis ja üldsuse hulgas. Ja et nendesse aruteludesse tuleks sisuliselt kaasata representatiivne rühm eksperte ja sealhulgas siis nii akadeemilistest ringkondadest kui ka kodanikuühiskonnast. Ilmselt siis ka asjatundlikke vaatlejaid. Ja eraldi on veel märgitud sinna juurde, see võib-olla pole soovitus enda sõnastuses, aga seal kuskil tekstis tuli välja, et nagu me siin juba ka rääkisime, et olulistel muudatustel peab olema valimisseadustes, kui teha olulisi muudatusi, nendel peab olema nii Riigikogus kui ka ühiskonnas laiapõhjaline toetus. Ja seal oli ka siis see märkus juures, millest see asi algas üldse, et Eestis ei ole seda arutelu tegelikult toimunud. Aga sellest oleme rääkinud, see on see üks põhilisi sõnumeid neil, see on ka üks olulisemaid sõnumeid, aga et kuidas see nüüd transleerub või konverteerub konkreetseteks muudatusteks, et seda on raske öelda, sest et see on nagu nii üldine, et seda saab teostada nii ja naapidi. Ja võib ka juhtuda, et see nagu näiliselt tehakse ära ja sealt nagu mingit tulemust ei pruugigi tulla, aga sellel on siuke sõnumi mõttes oluline tähtsus ennekõike. No mina kujutan ette, et kui meil räägitakse sellest, et vaja on teha teavituskampaaniaid ja vähe on olnud nii-öelda kommunikatsiooni e-valimiste pooldava süsteemi ja rahva vahel, siis siin hõõruvad kätt juba mitmed sellised PR-firmad ja mõtlevad, et siit tuleb nüüd miljonisadu, et saaks teha voldikuid, saaks teha mingisuguseid videosi, saaks teha kampaaniaid, kui hea ja turvaline ja suurepärane on Eesti e-valimissüsteem, et see pööratakse niimoodi. Just, et tegelikult alati, kui hakatakse asja lahendama kommunikatsiooniga, on see minu meelest märk sellest, et sisulist lahendust ei ole plaanis. Et selles mõttes alati, kui keegi ütleb, et on kui keegi teeb siukse nagu dotseeriva märkuse kusagil avalikus meedias enamasti siis riigi poolt, et jah, et rahvale on asja vähe selgitatud ja tegelikult see kõik on üks arusaamatus, et me peame lihtsalt rohkem selgitama. Siis mina näen selles sellist signaali, et sisuliselt me midagi muutma ei hakka, küll aga siis palkama mõne PR-firma
ja võib-olla kaudsemas plaanis on minu meelest see ka märk riigi autoritaarsuse suurenemisest tegelikult, mis on tegelikult ohtlik. Aga noh, seda A-asja, soovitust A oleme nüüd käsitlenud, et edasi soovitus B on põhimõtteliselt ongi seesama mõtte laiendus siis, et valimispõhimõtete nagu parem ja täpsem kohaldamine e-hääletuse regulatsioonile Eestis, arendada edasi õigusnorme, millega rakendatakse valimiste kõikehaaravuse, ma ütleks, võrdsuse, salajasuse ning valimisõiguse vaba teostamise põhimõtteid seoses internetihääletusega. Et siin ilmselt on peetud nüüd silmas kõiki neid põhimõtteid, väga mitut, mis on loetatud seal arvamusdokumendi punktis 44. Ja mõte on siis selles, et oleks Eestis täpsemalt need rahvusvahelised põhimõtted nagu ette nähtud ja sätestatud või siis eeskirjadesse ette nähtud. Ja siin on ka niisugune väike etteheite moodi asi, eks ole, on küll nimetatud, et eks ole 2024 tehti Eestis seaduse muudatused valimisseaduses, need olid õieti siis niimoodi, et võeti rida sätteid või punkte valimisasutuste koostatud eeskirjadest, mis seni olid nii-öelda alama tasandi õigusaktid ja tõsteti need, kui ma omal ajal analüüsisin, vaatasin, et suuresti copy-paste meetodil või lihtsalt nagu ümber tõsteti need seadusesse. Ja seda on nüüd valimisasutused siis tõstnud kilbile kui suurt saavutust, et on tuldud vastu nagu Riigikohtu märkustele selle kohta, et liiga palju valimiste küsimusi on reguleeritud mitte seadusega, vaid madalama tasandi õigusaktidega. Ja nüüd siis on üritatud väita, et sellega on kõik probleemid lahendatud, aga siin on siis selles samas arvamusdokumendis on ka OSCE teinud märkuse, et still some further improvements appear necessary, ehk siis et sellest ei piisa. Vaja on ikkagi veel muudatusi, et seda võib natukene pidada selliseks ümberlükkavaks, seda kiidulaulu ümberlükkavaks, et me nüüd tegime kõik ära. Et ei ole kõik tehtud ära, et selline sõnum oli punkti peal ka. Ma pean seda oluliseks ise, aga mitte nüüd kõige olulisemaks selles arvamuses. Samas on ikkagi äärmiselt märkimisväärne see, et kui räägitakse seda, et on vaja täpsemalt lahti kirjutada need printsiibid, kuidas siis e-hääletuse puhul reaalselt tagatakse need valimiste üldpõhimõtted, valimise universaalsus, võrdsus, salajasus ja vaba tahte avaldamine, siis tegelikult implitsiitselt viitab see ikkagi sellele, et praeguse e-hääletuse süsteemi juures ei ole need valimiste üldpõhimõtted, mida sedastab meie põhiseadus, kas piisaval määral või üleüldse mitte tagatud. Põhiseaduse koha pealt OSCE hoidub väga kommenteerimist, on mitmel korral rõhutanud, et põhiseadusele vastavust hindavad Eesti kohalikud asutused, siis ma usun, et peamiselt Riigikohus, aga et siis küsimus on vastavuses Euroopa normidele, standarditele ja põhimõtetele ja need on olemas küll ja et siin on silmas peetud seda. Aga seda saab muidugi laiendada, et kui need Euroopa võib-olla põhimõtete standardid ei ole nagu täidetud kõigiti, siis võib ka tõenäoliselt olla nii, et Eesti põhiseaduse kõik need ettenähtud põhimõtted ei ole täidetud tegelikult. Selles suhtes oleks väga tervitatav, kui saaks Riigikohtult tervikhinnangu, aga mul on tunne, et siin praegu oligi nii, et Odihr jõudis ette, et tegi seda, mida ei ole varem Eestis ametiasutused teinud, ehk siis andis õiguslikust aspektist hinnangu Eesti e-hääletuse terviksüsteemile. Ja Riigikohus seda teinud ei ole. Ja kui ma õigesti mäletan, siis isegi 2023. aastal Riigikohtu esimees Villu Kõve oma konkureerivas arvamuses täheldas, et kuna seoses valimiskaebustega, et kuna ütleme valimiskaebuste asjasse puutuvuse käsitlus on äärmiselt kitsas, ehk siis küll on esitatud liiga hilja see kaebu, küll eks ole, see kaebus ei puuduta siis selle kaebuse esitaja isiklikke õigusi, mis tõttu ei saa seda lahendada, küll seal on muid tehnilisi takistusi, et selle tõttu ei olegi praktiliselt võimalik teostada e-hääletuse terviksüsteemi normi kontrolli Eestis. Ta ütles vist, et sisuliselt peaaegu ei ole võimalik. Et jah, et siin nagu oleks väga teretulnud ka ikkagi see, kui Riigikohus ühel hetkel jõuab
Eesti e-hääletuse terviksüsteemi hindamiseni. Ja mis on eriti oluline, on see, et OSCE ODIHR ei saagi hinnata tegelikult õieti nende e-hääletust reguleerivate õigusnormide ja eeskirjade vastavust Eesti põhiseadusele, et seda saabki teha ainult Riigikohus. Ehk siis Riigikohus saaks anda nagu põhjalikuma ja terviklikuma hinnangu. Kas näiteks Veneetsia komisjon võiks pakkuda mingisuguse alternatiivse hinnangu, mis puudutab e-valimiste vastavust põhiseadusele? Ma kardan, et ka Veneetsia komisjon ei saa hinnata Eestis kehtivate normide eeskirjade põhiseaduspärasust. Et see on suveräänse riigi tunnus on see, et selliseid asju hindab selle riigi kõige kõrgem kohus üldjuhul. Mõned erandid on, eks ole, aga et üldjuhul kõige kõrgem kohus, eks ole, Eestis Riigikohus. Lõplikult, et võib-olla ka mõni alamastme kohus võib seda hinnangut anda, aga lõplik sõna jääb siin Riigikohtule. Aga tuleme C juurde. Jaa, see on siuke, ütleme minu jaoks nagu võib-olla vähem tähtis või selline üks kõige nagu nõrgemaid soovitusi, et seal on, sõnastus on umbes selline, et võtta meetmeid, et veel tugevamalt kaitsta õigust, anda e-hääl vabalt ja salajas, ja et võiks sisse seada meetmed valijate harimiseks ja instrueerimiseks, et tagada hääle andmine vabalt ja sunnita, aga kui nüüd natuke süveneda sellesse, mis seal dokumendis kirjas on, siis see asi nagu taandub lõpuks sellele, et valimisrakendusse või kui see e-hääletaja annab oma e-hääle, siis talle kuvatakse selline dialoog, et jah, et annan selle vabalt ja ise ja ikkagi omaenda peaga ja omaenda käega ja kõik muud sellised asjad. Ja minu meelest see on tehniliselt kõige lihtsamini teostatav muudatus üldse. Seda on hästi lihtne teha, siin ei ole. Ja see ei võta ka kelledki tükki küljest ära, ei kummalgi poolel seda e-hääletuse mõttelist rindejoont, kui selline asi üldse on olemas. Aga mida Märt Põder mulle maininud on see, et see soovitus on antud juba tegelikult ammu. Selle andis vist, ma saan aru, et selle on andnud üks välisekspert kunagi ammu juba äkki 10 aastat tagasi või rohkem. Ja seda on soovitatud ka Eestis, äkki valimisvaatlejad või ühesõnaga mingid Eesti kodanikuühiskonnast on tulnud ka signaal, et selline teade võiks olla, aga valimiste korraldajad on olnud murelikud, et sellise teate panemine võib-olla kahandaks e-hääletuse populaarsust, et inimene näeb sellist dialoogi või teksti, kuhu ta peab mingi linnukese tegema või alla kirjutama, kohkub ära ja ei annagi oma e-häält. Et siin võib tekkida siuke takistus selle soovituse teostamisele, aga ma usun, et see võiks olla üks soovitus, mis tegelikult lõpuks nüüd ära teostatakse, et näidata kiireid töövõite. Sellepärast, et seda on lihtne teha ja ma arvan, et tegelikult keegi selle vastu ei ole. Et see ei ole väga valus soovitus kellelegi. Aga tuleme selle asja sisulise poole juurde, et tegelikult ei ole ju e-hääletusel vähimalgi määral kontrollitav, kas hääl on antud vabalt ja salajas. Isegi kui see väike dialoogiboks seal on, et just. Sinna saab teha ka vanadekodu sanitar ilusti selle ristikese ja vajutada hiirega kliki. Täpselt, see on see, miks pärast ma pean seda kõige nõrgemaks, et see on siuke nii-öelda enda rahustamiseks tehtud kosmeetiline parandus, mis nagu olukorda ei muuda ja seda salajasust ei taga. Et selles mõttes, aga siin on võib-olla ka tasub tähele panna, et ODIHR ei ole, et nad pigem üritavad sellest salajasuse tagamise probleemist nagu isegi võib-olla mööda minna, et midagi paremat ei ole pakutud. Et see on endiselt probleem, see, et e-hääletamise puhul ei pruugita anda häält isiklikult. Ja siis põhinarratiiv on olnud ju selline, et jah, aga ta saab siis, et kes tunneb, et tema nii-öelda seda salajasust on riivatud. Et see võib siis anda oma hääle hiljem uuesti ja ta võib seda teha nagu lugematu arv kordi või arvatavasti lugematu arv kordi. Aga mulle tundub, et see tegelikult ei taga nagu objektiivselt võttes hääle salajasust. Et enamik inimesi, kes näiteks on müünud oma hääle ütleme mingisuguse raha või mingisuguse muu hüve eest või lihtsalt loobunud oma häälest, sest teda ei huvitanud see. Siis fakt on see, et see inimene, ütleme võib-olla, et ta annab oma telefoni kellelegi, ütleb, et hääleta ise. Ja ta saab sellest, ma ei tea, siis võib-olla raha või niisama, annab lapselapsele näiteks, ütleb, et hääleta ise, et ma ei tea. Ja teda ei huvita see, et ta ei lähe uuesti hääletama, teda ei huvitagi see, teda ei huvitanudki. Et selline, ma arvan, et see on kõige sagedasem stsenaarium selles olukorras. Ja selles mõttes see kordushääletamise võimalus ei taga sellisel juhul hääletamise salajasust ja sellele probleemile praegu nagu head lahendust minu teda ei olegi.
punkt number 4 või D, mina nimetaksin selle punktiks KIT-skärneriks. Jah, et see on siis kohustab, ühesõnaga soovitus on sõnaselgelt kohustada valimiskomisjoni ja valimisteenistust, keda abistab RIA, see on siis Riigi Infosüsteemide Amet, kui ma nüüd õigesti ütlesin, jälgima võimalikke e-hääletussüsteemi rikkumisi ja kehtestada sõnaselge kohustus viia läbi valimisjärgsed auditid rikkumiste tuvastamiseks, eriti selles osas, mis puudutab häälte salajasust, kui võib kahtlustada rühmakaupa hääletamist või järjest hääletamist ühest ja samast seadmest. Et ma seda pean ka nagu tegelikult üheks kõige suvalisemaks soovituseks ja põhjus on nimelt selline, et ma arvan, et kui Eesti e-hääletussüsteem on tegelikult ohus või see, mis pärast mina muret tunnen, see ei ole see, et keegi lapselaps hääletab pensionäri telefonist ja siis ja noh, ma ei tea, ma isegi, ütleme tore on, aga et minu meelest Eesti riigi põhiküsimus ei peaks olema selliste juhtumite tuvastamist, sest et need tõenäoliselt tõesti ei muuda valimistulemust niivõrd olulisel määral. Need on niisugused, ütleme asjad, mida juhtub ikka. Aga minu meelest on see, mida peamiselt karta, on siis massiivset manipulatsiooni, kas siis riigi seest või riigist väljast. Et see paralleel on küll kohatu, aga kui me vaatame siin viimase sõjapidamist, siis lihtsalt ütleme, et sulle ehitatakse riiki, ma ei hakka riigi nimesid, aga midagi nimetama, ma ei taha välispoliitikasse laskuda, aga lihtsalt nagu näitena, et sulle ehitatakse riiki siia ja sinna mingid droonide stardi lennuväljad ja ühel hetkel sul tuleb süsteemist enda riigist seest, tuleb see põhiline oht, mitte piiri tagant. Ja samamoodi, mis mind võib-olla muretsema paneb selle e-hääletussüsteemi puhul ongi see, et oluline on välistada nii-öelda sisemist manipuleerimist. Aga ma nüüd ei oska öelda, et kui palju selline soovitus nagu aitab seda tagada. Ütleme, et kui see manipuleerimine peaks tulema, ma ei taha küll öelda, et see tuleb, aga lihtsalt kui vaadata asja väga mustades toonides, et kui see peaks tulema valimisasutuste endi poolt või nende kaudu, siis küllap leiaksid need asutused ka võimaluse või leiaksid need nii-öelda, mitte ma arvan, et kogu asutus muidugi seda teeks, et leiaksid need nii-öelda kavalpead küllap ka võimaluse sellest mööda hiilida, nii et minu meelest see punkt või see soovitus ei lahenda seda põhilist küsimust minu jaoks. Ja et tore on, aga jah, et need on, siin keskendutakse individuaalsetele kuritarvitusjuhtudele, mul on niisugune tunne, ja selles mõttes, jah, tore on muidugi, kui nad on lahendatud, aga see nagu ei adresseeri võib-olla neid põhilisi probleeme, mida mina näen. Jah, see põhiline probleem ilmselt võib olla sõnastatud niimoodi, et kes kontrollib kontrollijaid. Et tegelikult ei ole olemas institutsiooni või ei ole olemas piisavalt audiitoreid, kes ütleks, et ka RIA ja Riigi Valimiskomisjon ja valimisteenistus käituvad selles osas õigesti ja igati mõistlikult. Ja nüüd, kui me vaatame sedasama Arne Koitmäe sellist, ütleme, udust või vassivat juttu, siis ma kordan veel kord, et ma võib-olla sa ootasid mult mingit tugevamat hinnangut, ma ütlen lihtsalt, et see ei ärata usaldust. Aga minu meelest juba see, et see ei ärata usaldust, et valimiste korraldaja, kellele on delegeeritud rahva usaldus, võib-olla isegi rahvalt otseselt küsimata, aga tal on delegeeritud suur osa sest usaldusest, siis ta minu meelest ei ole oma praeguse käitumisega seda usaldust õigustanud, et ta lihtsalt väidab, et kontrolli tehti, tõendada seda ei saa. Siinkohal muide, tulles tagasi, ma teen kõrvale põike, et tegelikult Koitmäeks, aga meil olid ju 2 audiitorit, minu meelest olid need Risto Jürisson ja Tarmo Toiger, kes tegelikult peaksid sellele küsimusele vastama, et kas nad siis tegid pistelist kontrolli või ei teinud. Et olekski väga huvitav, kui keegi, kas Objektiivil on võimalik, aga et keegi Eesti ajakirjanikest või poliitikutest siis esitab audiitoritele otse sellise küsimuse nagu, ma ei tea siis, nagu poliitika audiitorile või nagu mees mehele või ühesõnaga küsib selle üle siis ja vaadata, mida need audiitorid kumbki ütlevad selle kohta, et kas nad siis tegid või ei teinud. Väga hea soovitus. Jah, aga sellest punktist teest ma nagu rohkem ei oskagi midagi lisada, ma jätaks kõlama selle, et see ei välista süsteemseid kuritarvitusi süsteemi siseringist. Et see on selle soovituse võib-olla nõrk koht. Aga enamik soovitusi õnneks on tugevamad ja paremad. Nüüd soovitus E, mida kajastab punkt 52, sisaldab ka tõdemust, et õigusaktides
Eesti õigusaktides on jätkuvalt ebaselgust ja nimelt on tõdetud, et õigusaktidest ei selgu, milliseid kriteeriume Vabariigi Valimiskomisjon kasutaks, kui ta otsustab, et kas jätta alustamata, peatada või lõpetada internetihääletus. Ja ma lugesin seda päris nagu sõnasõnalise tähelepanuga selle soovituse teksti ja eelteksti. Soovitus ise on selline, et kehtestada valimisseadustes selged ja objektiivsed kriteeriumid selle kohta, millal võib valimiskomisjon otsustada jätta algatamata, peatada või lõpetada e-hääletuse või tunnistada e-hääletuse tulemusi kehtetuks. Ja soovitatakse ka selle seadusandlikult kehtestada selged tingimused, mille kohaselt võib valimiskomisjon otsustada, et interneti hääletusel kasutatakse või enam ei kasutata mobiilseadmeid. Ja nüüd see on niisugune kaheharuline soovitus minu meelest, et seal see sõnastus, mida ma lugesin, et seal ei ole nagu öeldud, kas jutt on sellest, mida valimiskomisjon võib teha või mida ta peab tegema. Seal on alati öeldud would ja will ja mingid sellised nagu ingliskeelsed, ütleme sellised, et jäetakse nagu sisustamata. Ja nüüd, kui see soovitus lahendatakse nii, et lisatakse seadustesse mingid punkte, mida valimiskomisjon võib teha, siis ma arvan tegelikult, et siin ei ole mitte mingisugust sisulist õiguslikku tähtsust või tulemust. Aga kui nüüd selle soovituse tulemusel lisatakse valimisseadusse kohustusi, et mida valimiskomisjon on kohustatud tegema teatud tingimustel, näiteks teatud tingimustel on valimiskomisjon kohustatud jätma algatamata või peatama või lõpetama e-hääletuse või tunnistama ka e-hääletuse tulemust kehtetuks, siis see oleks päris suur võit, ma arvan. Et selle soovituse puhul on hästi oluline see, kuidas see lahendatakse, aga kahjuks see võimaldab mitut pidi tõlgendamist. No seda soovitust on juba tegelikult ka kommenteerinud valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe oma selles ERL-ile antud intervjuus ja seal sedastatakse seda niimoodi, et kindlad kriteeriumid otsuste tegemiseks on küll olemas, aga mitte seaduse tasandil. Ja Koitmäe ütleb selle peale, et sellele, kas seaduses saaks olla täpne loetelu nendest põhjustest, on niimoodi esimese hooga raske vastata. Mulle küll tundub, et see põhjuste nimekiri võib olla võrdlemisi lõputu. Erinevaid probleeme võib ette tulla. No tõsi. Ja, et ise tunnistab, et võib tulla erinevaid probleeme, et see on väga rõõmustav, et vähemalt ütleme, ta on natukenegi omaks võtnud selle süsteemi, et see süsteem ei ole nagu nii eeskujulik. Aga ma arvan siin seda, et viide kriteeriumidele juba tähendab, et tema näeb seal ikkagi tema näeb seda endale mugavalt nagu nii, et valimiskomisjonile antakse võimalus, eks ole. Et võib olla, et valimiskomisjon ise oma nii-öelda kaalutlusõiguse piires siis saab otsustada, et kas siis jätta valimised ära või lõpetada või peatada. Ja kas üleüldse seda kriteeriumit arvesse võtta ja tõlgendada seda piisava kriteeriumi ja raskusastmega? Ja, et ma arvan, et siin võib olla asi, et kui kogu seda arvamusdokumenti lugedes mul tekkis mõte, et siin on nüüd Riigikogu võimalus tõestada ennast seadusandjana vahelduse mõttes, et niimoodi taastada Eesti parlamentarismi hea maine. Ja et Riigikogul oleks siin võimalik nagu suruda peale oma tahtmist ja öeldagi, et seal peavad olema mitte võimalused, mitte kriteeriumid, vaid kohustused just nimelt. Et millistel juhtudel on valimiskomisjon kohustatud seda tegema? No põhimõtteliselt see peaks olema nagu valimisõiguse tuumadoktriin, et kui verifitseeruvad need ja need asjaolud, siis tuleb vajutada abort-nuppu. Ja Koitmäe vastuseks saab nii palju veel lisada, et õigus ongi või õigusnormid enamasti abstraheerivadki, ehk siis elus on üldse väga palju olukordi, igas elu olukorras meil tekib nagu hästi palju võimalusi, mismoodi asjad võivad minna ja seadus peab need kõiki reguleerima, et selles mõttes see ei ole midagi enne kuulmatut, et õiguses on abstraheerimine täiesti tavaline asi ja see peakski siinkohal olema seadusandja ülesanne. Abstraheerida nii, et on mõistlikult ja korralikult abstraheeritud, ütleksin mina. Tuleme F-i juurde. F, jah. See on siis, siin on nagu pikem siuke tekst, aga ega ta nagu väga selge ei olegi. Siin on põhimõtteliselt see üldiselt saab öelda nii, et see on siis soovitus täpsustada kõikvõimalikke tehnilisi nõudeid.
internetti või noh, ma võin selle ette ka lugeda, et või noh, nii ma olen seda endale vabalt tõlkinud nii, et veelgi selgitada ja edasi arendada tehnilisi ja organisatsioonilisi turva- ja kontrollinõudeid interneti hääletust käsitlevates õigusnormides, tagades, et need vastavad tehnika arengule ja rahvusvahelisele heale tavale. Neid nõudeid tuleks määratleda ja korrapäraselt ajakohastada läbipaistvas ja kaasavas protsessis, kaasates siis representatiivse asjatundjate rühma, milles on akadeemiliste ringkondade esindajaid ja kodanikuühiskonna eksperte. Siin kordub see nii-öelda refräänina see teema, et vaja on laiapõhjalisemalt neid asju kehtestada, mitte lihtsalt ütleme valimiskomisjoni arvamusega või valimisteenistuse arvamusega, mis veel hullem, või siis niisuguse poliittehnoloogilise häälteenamusega Riigikogus. Ja siin on nagu, et see on niisugune natuke nagu mitte midagi ütlev ja kõlab ka bürokraatlikult, aga ma ütleks niimoodi, et kõik soovitused rohkem kaasata kodanikuühiskonna eksperte ja vaatlejaid on minu meelest head nagu rahva usalduse seisukohast, demokraatia seisukohast ja üldse riigi nagu tervise seisukohast. Samamoodi siin on soovitus kaasata ka rahvusvahelisi eksperte, mida ma kahe käega toetan. Et just nimelt, et ma arvan, et kui me seda erapooletust riigi, sest meil on raske leida, et üks on siis nii-öelda EKRE pooldaja või niisugune nagu e-valimiste vaenaja, teine on jälle niisugune e-valimiste nagu reformi suuvooder, eks ole, et sellises olukorras, mida me saame teha, ongi kutsuda appi rahvusvahelisi eksperte, kes siis võib-olla oleksid nagu niisuguse tavalise inimese jaoks, kes ei oska nüüd valida, oleksid usaldusväärsemad. Ja seal oli, ja eraldi ma märgiks ära, et seal oli nagu niisugune osutus ka, et kaasata üks rahvusvahelisi eksperte, kuna interneti hääletuse asjatundjate kogukond on väike. Ja ma arvan, et see on niisugune väike märkus ka Eesti aadressil, et seal nii pöördumises Odihri poole, kui ka siis Odihri missioon käis ju siin veebruaris. Oli juttu sellest, et Eestis, ja me oleme siin Objektiivi stuudios ka varem rääkinud sellest, et Eestis tegeleb interneti hääletuse tehnilise lahendusega suhteliselt kitsas ringi tegijaid. Et Eesti ongi väike, et selles mõttes, nagu siin öeldud on, interneti hääletuse asjatundjate kogukond on väike ja suur osa neid asjatundjaid ongi kaasatud sellesse samasse tegijate ringi, kes siis on siis aktsiaselts Küberneetika muuhulgas. Et ma arvan, et siin on nagu väike niisugune torgega, et seda küll otseselt ei käsitletud, seda erapartnerite kaasamist, ehkki see ei ole vastavuses Euroopa hea tavaga. Et need erapartnerid ei peaks olema nagu nii tihedalt kaasatud, nagu nad Eestis on minu arvates. Ma loen sealt Euroopa normidest ja standarditest välja. Aga ma arvan, et siin on selline väike vihje nendele erapartneritele. Ja siin on ka märgitud, et riigi valimisteenistus, eks ole, delegeerib kriitilise tähtsusega ülesandeid näiteks seoses tarkvaraga ja tarkvara või selle valimisserveri majutusega ja kontrolli ülesannetega lepingulistele teenusosutajatele, kelle seas on riigiasutusi, näiteks RIA ja ka erafirmasid. Et siin on nagu selle selgitustes on ka nagu antud mõista, et üks asi, miks neid tehnilisi tuletan meelde, räägime soovitusest F, et miks need tehnilisi nõudeid peaks täpsustama, on ka see, et võib-olla natukene kammitseda või mitte anda nendele erafirmadele, kes on juba mitukümmend aastat või paarkümmend aastat olnud e-valimiste tehnilise lahenduse korraldamise juures ja isegi ma ütleks, et palju asju ise otsustanud ja dirigeerinud, et mitte anda neile nii vabasid käsi, et nad oleksid natuke rohkem ikkagi, et nad tunnetaksid võib-olla rohkem seda, et nad tegelikult täidavad väga vastutusrikast ülesannet. Ja siin on veel märgitud, eks ole, see ei ole soovituse sõnastusega, see on lisasõnastuses, et kui tehniliste nõuete kindlaks määramisel selgub, et tehnoloogia ei võimalda või enam ei võimalda Riigikogu valimist seaduses kehtestatud nõuete rakendamist, peaks valimiskomisjon olema kohustatud suunama selle küsimuse seadusandjale. Mis on tegelikult siuke ka nagu jällegi, et mis ei ole nagu väga ütleme, mis kuna see on ettepanek kehtestada kohustus, siis ma kiidaksin selle heaks. Aga et siin ei ole nagu sellist, et ta ilmselt ikkagi seda ei rakendata päris nii, et sellest on nagu suurt kasu tõuseb, aga see võiks nagu olla.
Ja samamoodi on siin öeldud võib-olla jällegi torkana, et kui seadusandja delegeerib valijate õigusi piirata võivate tehniliste nõuete kehtestamise valitsusele või muule sõltumatule riigiasutusele, peaks seadusandja nende võimalike piirangute ulatuse selgelt määratlema. Et siis jällegi, et peaks vaatama, et ühelgi niisugusel nagu eriti, kui on tegemist nagu täitevasutustel, et nad ei saaks nagu liiga palju võimu või voli endale nende e-hääletustega seoses ja seda võib teisipidi võtta ka nii, et praegu siis neil ikkagi on võib-olla seda voli natuke liiga palju, et see on niisugune sõnum. Siis tuleme G juurde ja mulle tundub, et see on päris oluline soovitus, et seaduses oleks määratletud põhimõtteliselt kõik kontrolli ja järelevalvemehhanismid, siis, mis e-hääletuse puhul kehtivad. Et see võimaldaks sellise olukorra, kus Koitmäel või kellelgi teisel ei oleks enam võimalik öelda, et kas toimetati pistelisi kontrolle, millisel alusel, kes toimetas, millises faasis neid tehti ja kas videod on säilitatud või mitte, et kui seaduses oleks need nüüd kirjas, siis põhimõtteliselt, kui need on rikutud, siis võiks kogu e-hääletus kuulutada tühiseks. Jah, olen täiesti nõus, et sellest oleks kindlasti abi, kui niimoodi hästi selgelt sätestada just nimelt kohustusi valimisasutustele, et mida nad peavad tegema. Sest et kui need kohustused on selgelt paigas, siis saab ka öelda näiteks, et seal on rikutud. Näiteks siinkohal ongi võib-olla seesama küsimus, et näiteks kui sul on videod audiitori tegevusest, et siis peaks olema võib-olla ette nähtud, et kaua neid tuleb hoida või kas need üldse tuleb teha ja mis võib-olla tasemel neid tuleb teha. Et see aitaks nagu täpsustada ja hiljem siis aitaks ka võib-olla vajadusel vastutusele võtta või uurida, et kus asi valesti läks. Nii et aga mulle näib, et see ei muuda nagu valimiskomisjoni ja valimisteenistuste ja audiitorite senist pädevust, vaid lihtsalt täpsustab nende ülesandeid, aga selline täpsustamine oleks nagu, ma arvan, ikkagi väga vajalik praeguses sellises usaldamatus õhkkonnas. Et oleks siis võimalik nagu hästi selgelt ja konkreetselt leida need kohad, et kus võib olla eksitud. Praegu saab öelda, et ma ei pidanudki seda tegema või jaa, et see on nii ja naa, eks ole, et mul oli siin nagu kaalutlusõigus. Et võib-olla peaks vähendama veidi seda kaalutlusõigust ja suurendama ikkagi olulistes küsimustes seda, millised on kohustused. Nii et jah, olen nõus. Punkt H ehk järgmine, seda ma pean nagu väga oluliseks. Ma ei tea, kas sina ka pead, aga et siin on põhimõtteliselt selgitada Riigikogu valimise seaduses, millises vormis kontrolli võivad läbi viia huvitatud üldsuse esindajad, nagu kvalifitseeritud vaatlejad kodanike hulgast, riigisisesed ja rahvusvahelised eksperdid ja määratleda läbipaistvust tagavad meetmed, mis võimaldavad üldsuse järelevalvet kooskõlas siis ka tehnika arenguga ja hea tavaga, rahvusvahelise hea tavaga. Ja täpsustatud on lisamärkena, et üksikasjalikult võiks reguleerida muuhulgas lähtekoodi, see on siis e-valimiste tarkvara lähtekoodi ja muude dokumentide avaldamist, nende avaldamise tähtaegu, järelduste teatavaks tegemist. Et ma arvan, et see nüüd annab, üks asi, mida ma üldse täheldan seal arvamusdokumendis on see, et vaatlejatel on pööratud päris palju tähelepanu ja vaatlejate funktsiooni või võimalusi praeguses süsteemis on peetud minu meelest üsna selgelt ebapiisavaks, arvestades, kui mitmest kohast see nagu läbi jookseb erinevates vormides. See soovitus anda vaatlejatele rohkem võimalusi. Ja ma arvan ka, et siin on ka nüüd see, et kui nagu ikkagi on Riigikogu valimise seaduses, muide Eesti valimissüsteem on nagu selline, et kui muudatusi tehakse nagu nendes e-hääletuse asjades, siis see tehakse Riigikogu valimise seadusesse ja ülejäänud valimisseadused, mis on siis kohalike omavalitsuste valimistega seotud Euroopa Parlamendi ja muude referendumitega, et see viidatakse sellele Riigikogu valimise seadusele. Et kui me räägime Riigikogu valimise seadusest, siis tegelikult tähendab see, et me räägime korraga kõikidest valimisseadustest. Väga hea täpsustus. Aga et siis see annab nagu kodanikuühiskonnale võimaluse võib-olla tunda ennast ka kindlamalt ja ikkagi, et kui neil on õigus olla mingis kohas, nagu praegu näiteks on, eks ole, et Märt Põder üritas osaleda Vabariigi valimiskomisjoni istungil, mis on teadupoolest seaduse järgi avalik, ilma mingite reservatsioonideta, üritas osaleda interneti kaudu ja visati sealt või mitte visatud välja, kui ütleme, blokeeriti ära teatud ajaks põhjendusele, et see on nagu tähtis ja salajane asi, mida me nüüd arutame. Ja Märt Põder pöördus sellega Riigikohtusse, siis Riigikohus otsustas, et jaa,
et on küll avalikud, aga et kuna tegemist oli nagu sellise kauge osalemisega, siis võib esineda, eks ole, mingeid ründeid, mingid segased asjaolusid, et niimoodi oli see Riigikohtu otsus just oli. Et siis järelikult oli ikkagi õigustatud see nii-öelda interneti kaudu osalemise väljaviskamine, aga nüüd Märt Põder käis ju hiljuti füüsiliselt kohal ja sai sama saatuse osaliseks ja Riigikohus, nagu mina lugesin selle Riigikohtu otsuse veel, varasema otsuse nüüd läbi ja minu meelest sealt tuli just välja, et ikkagi, et sellel Vabariigi Valimiskomisjoni istungil kohal olles peab saama osaleda. Nii et sellised segased asjad siin praegu tekivad, aga siis, kui see oleks nagu valimisseadustes ikkagi väga täpselt, veel täpselt, kuigi see on juba niigi täpselt kirjas, aga kui ta oleks nüüd veel täpsemalt kirjas, mida küll raske ette kujutada, kuidas see saaks olla. Aga et kui ta oleks, ütleme, kuidagi pidi, kui härra Koitmäe ja sõbrad leiavad mingisuguse veel kavalama või parema lahendada, kuidas veel täpsemalt seda kõike või siis ütleme, parem oleks midagi seadusandja, kuidas seda kõike nagu lahendada, siis see kindlasti aitaks kaasa sellele, et me saame vaatlejaid esiteks usaldada, kuna neil on nagu rohkem võimalusi ja võimu ja teiseks ka me saame seda usalduse delegeerimist siis kergema südamega teha. Ühelt poolt on ka selge see, et Eestis ei ole ei ükski seadus ega veelgi täpsemad seadused kunagi takistanud ka riigipoolset seaduse rikkumist. Tõsi, jah. Et neid võib nagu treida nii täpseks kui tahes, aga alati võib nendest ka sama jultumusega üle astuda. Jah, et eks saab ju alati teha tõesti seadustest reservatsioone, seal on nagu mitmeid põhjendusi, miks need tehakse. Aga ütleme, mida selgem ja täpsem on seadus, seda raskem on sellest teha mingisugust reservatsiooni. Ja, muuseas võib täitsa üle hüpata selle mitte et ma tahaks sellest üle hüpata, aga jott on see, mis tegelikult on nagu paaris selle haaga. Sellepärast, et ta toob välja seda, et tuleks nüüd siis ikkagi luua regulatsioon, mis lubaks vaatlejatel ja kolmandatel isikutel teha niinimetatud populaarkaebusi ehk avalikkuse huvides kaebusi e-hääletuse võimalike rikkumiste kohta. Et seda praegu ei ole toimunud. Riigikohtu otsus Märt Põderi puhul on just nimelt see, et ütlebki, et Märt Põderi õigusi pole mitte kuidagi rikutud ja sestap tal ei olegi õigust nii-öelda kaebust esitada, sest kaebust on esitada õigus ainult nendel, kes konkreetselt, kelle õigusi kas valimissüsteem või kuidagi valimisametnikud on rikkunud. Märt Põderi viimane kaebus oli siiski tema isiklike õiguste rikkumine. Et selles mõttes, et Märdil ongi nüüd selline kurb saatus, et ta peab siis otsima need olukordi, kus nagu riik suvatseb rikkuda tema isiklikke õigusi, et ta saaks pöörduda sel juhul Riigikohtusse, aga ta ei saa nagu ütleme, et olulistes ja suurtes küsimustes ta pöörduda ei saa, kuna sellisel juhul öeldakse talle, et sinu kui valija või sinuga kui vaatleja isiklik õigus ei ole sellega rikutud, eks ole, ja isegi see, kui su hääl jäeti lugemata või mida iganes või loeti valesti, et see tegelikult sinu üks hääl valimistulemust ju ei muuda, et järelikult see ei ole nagu oluline küsimus. See on seesama, ma enne siin mainisin, eks selle seda Villu Kõve konkureerivat arvamust 2023. aastal, kui see oli Riigikohtu otsusele siis konkureeriv arvamus. Riigikohtu esimees arvas nagu juurde lisas arvamuse. Aga jah, et minu jaoks see punkt või soovitus jott on ka kõige olulisem just nimelt selle populaarkaebuse pärast. Et ma arvan, et see võib olla valimisasutustele üks valusamaid soovitusi. Sellepärast, et see annaks sisuliselt ka Märdile ja teistele inimestele, kes nüüd soovivad tõsiselt jälgida valimiste kõikvõimalike nõuete ja normide täitmist. Et see annaks ikkagi võimaluse ja ütleme, sundida Riigikohut või vähemalt ütleme sudida, kui võib sellist natukene nagu kõnekeelset sõna kasutada. Et võib-olla ärgitada siis Riigikohut ikkagi sisulist tööd tegema. Mida ta võib-olla, ütleme, ega Riigikohus ka ei taha iga küsimusega päris tegelda, see on arusaadav, aga riiklikult oluliste küsimustega võiks tegelda ja siin on, võib-olla tasub juhtida ka tähelepanu sellele, et mitte igale ühele ei soovitata siin anda populaarkaebuse õigust, vaid ikkagi ekspertvaatlejatele, ehk siis nendele, kes on selle teemaga hästi kursis. Ma arvan, et Eestis näiteks ütleme MTÜ Ausad valimised hõlmab selliseid ekspertseid vaatlejaid, kellel võiks selline õigus olla. Ja mina muidugi mõista 2 käega toetan. Näiteks ütleme Orhusi konventsioon keskkonna asjades annab õiguse esitada populaarkaebusi keskkonna kaitseks, ehk siis astuda välja avalikes huvides või keskkonna huvides.
et muidu Eestis populaarkaebusi nagu väga paljudes valdkondades ei ole võimalik esitada, ehk siis kui sulle endale pole liiga tehtud, siis on sul, võib tekkida kohtusse pöördumisega raskusi, kui ei ole just kriminaalküsimus. Et lihtsalt, et kui sa näed, et rikutakse nagu kõigi õigusi millegagi, siis on sellega ja sinu õigusi, ütleme, mitte eraldi või mitte oluliselt, siis on raskusi sellega kohtusse pöördumisega, sellepärast on neid populaarkaebusi või avalikes huvides esitatavaid kaebusi vaja. Ja võib-olla tasub lisada, et seal esitlusel ka mainis seesama Beata Martin Rozumilovitš, et on veel riike, kus on selline võimalus olemas, et see ei oleks nagu mitte midagi ennekuulmatut. Nii et jah, et see on minu jaoks see soovitusjott on nagu üks kõige olulisem või õieti üldse kõige olulisem minu jaoks, kuna see nagu võiks muuta nagu seda Eesti pilti, Eesti olukorra pilti päris põhjalikult, andes sellise võimaluse. Ja ma ei saa ka jätta märkimata, et seal samas arvamusdokumendis on siis väikene etteheide, mis on väga huvitav Eesti kohtutele, õieti siis lausa Riigikohtule. Ja seal on öeldud põhimõtteliselt niimoodi, kirjeldatud neid Riigikohtu otsuseid, mis on tehtud peamiselt just Märt Põderi aadressil, aga need on veel olnud. Ja on sisuliselt öeldud, et vaatlejad ei saa kohtu otsuste tõttu, isegi kui nendes kohtu otsustes on seadusi mõistlikult tõlgendatud, sisuliselt vaadelda e-hääletust ja on jäetud ilma tõhusatest õiguskaitsevahenditest, mis puudutavad rikkumise ja kehtiva regulatsiooni õiguspärasust. Ehk siis põhimõtteliselt essentially prevent observers from meaningfully observing the e-voting process and deny effective legal remedy. Et see on nagu ootamatult tugev etteheide, isegi vist kõige tugevam etteheide, mida see dokument sisaldas ja mulle näib, et see on Riigikohtu aadressil. Et võib-olla muidugi on, ütleme, võib-olla sai Odichir natuke julgustust siin sellest, et Villu Kõve ise väljendas sisuliselt umbes samalaadset arvamust, et selles mõttes ei olnud päris nagu tühjast kohast, aga ikkagi, et noh, kui siin nüüd väidetakse, et üldse midagi ei ole probleemi, siis palun väga, siin on probleem. Ja see puudutab vaatlejaid ja on otsesõnu välja öeldud, et vaatlejad on jäetud ilma tõhusatest õiguskaitsevahenditest, see on isegi Euroopa tasandil juba päris tõsine süüdistus. Ja et nad ei saa vaadelda. Nii et jah, et see punkti jott on selline minu meelest kõige tugevam punkt. Võib-olla hüppame selle i juurde tagasi. Tead, enne kui me i juurde veel lähme, siis ma tegelikult juhin tähelepanu, et hashi ja i vahel on veel paar lisasoovitust, mis on sellised nagu võib-olla ära kadunud sinna või peidetud, aga mis on tegelikult võib-olla isegi natuke olulised. Ja punktis 60, millel ei ole sellist soovituse, mis ei ole nagu soovitusena vormistatud, aga ta on siiski nagu poolpaksus kirjas, seal on see, et Riigikogu valimise seaduses soovitatakse selgitada üldtingimusi, mille kohaselt võib tellida internetihääletusega seotud teenuseid erafirmadelt ja see mul on siuke tunne on jällegi siin on jällegi see Cybernetica AS nagu võetud ikkagi esile ja sisuliselt on öeldud, et peate täpsustama seda, et millistel tingimustel ja millistel asjaoludel saab erafirmasid kaasata ja seda on veel tugevdatud sellise tähelepanekuga, et soovitus teha seda või noh, viidatud on siin Euroopa Liidus soovitustele, et lõppvastutus e-hääletuse eest lasuks ikkagi valimiskomisjonil ja valimisteenistusel. Ehk siis on siin siuke soovitus, ilma täheta soovitus, aga siiski soovitus täpsustada erafirmade kaasamise tingimusi. Ja siin on tegelikult kaudne etteide sees. Et on märgitud ka, et erafirmadelt teenuste tellimine e-hääletuse korraldamiseks või lahenduste saavutamiseks ei ole küll vastuolus Odichri enda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia käsiraamatuga. Aga siiski on nagu siuke aga, eks ole seal, et kui seda nüüd tehakse ja eriti kui kaasatakse eraettevõtjaid, siis nende funktsioon ja vastutus sealhulgas kriisi korral peab olema selgelt määratletud. Et praegu tõsi on, et Cybernetica küll teeb asju, aga mina olen tõesti veendunud, et kui te peaks mingi jama tekkima, siis Cybernetica, et tema vastutus on ebaselges olukorras ja võib-olla ei olegi mingit vastutust üldse. Et see on siuke küllaltki oluline soovitus, mis ei ole ühegi tähe all. Ja siis tuleb veel üks soovitus, mis on ka minu meelest oluline, mis ei ole ühegi tähe all, punktis 64. Ja seda võib nagu, siin võib siis kirjeldada seda märksõnaga, et see on audiitori usaldamisega seotud küsimused. Ja see soovitus ise kõlab umbes nii, et Riigikogu valimise seaduses
tuleks selgitada ohtude hindamise, sealhulgas hindamistulemuste läbipaistvuse üldkriteeriumid. Ohtude hindamise käigus tuleb käsitleda ka eeldusi teatavate isikute usaldamise kohta, millele internet või kellele internetihääletus tugineb. Ja see hästi arusaamatu tundub, aga kui nüüd selgitusi lugeda seal ka, et seal sisaldab teist väga tugevat etteheidet. See on küll viitega küberturvalisuse komisjoni enda arvamusele, aga nad on selle kuidagi osavalt sealt välja noppinud ja ka sisse põiminud. Et seal samas küberturvalisuse komisjoni riskianalüüsis on ette heidetud, et teatavad e-hääletamise tehnilised etapid on tehnilise piiratuse või kolmandate isikute poolt arendatavate komponentide tõttu olemuslikult auditeerimatud. Ja olemasolevate suuniste kohaselt võivad kriitiliselt olulised etapid jääda auditeerimata. Mul on tunne, et siin võib-olla ka see Kristjan Tüüna küsimusega seost natukene ja väga palju on seotud olukord sõltuvus audiitorite, nende usaldusest audiitorite vastu, nende tähelepanelikkusest ja nende tublidusest. Et see, et nagu olemuslikult auditeerimatud, kõlab minu jaoks nagu probleem. Et kui mingisugune e-hääletusega seotud protsess on olemuslikult auditeerimatu. Nii et siin siis üritatakse nagu see soovituse mulle veidi ebaselgeks, ta ei ole nagu nii selges sõnastuses, aga et siis et tuleb ikkagi nagu vaja, et soovitatakse nagu täpsustada seda, et kui palju me peaksime usaldama audiitoreid võib-olla ja kui palju meil peaksid olema need asjad nagu tehniliselt lihtsalt paremini lahendatud ja nende seisukohalt siis tehniliste nõuetega või kehtestada nagu täpsemad tehnilised nõuded. Et see asi ei oleks nii palju ka ainult selles, et kas me usaldame audiitorit. Audiitorid on ka 1 või 2 tükki, eks ole, et selle delegeeritud usalduse ring ei laiene audiitorite võrra väga palju. Et võib-olla siin on ka mõeldud natukene nagu seda, et kaasata siis sinna auditeerimisse või sellesse auditeerimise seotud protsessidesse ka kodanikuühiskonna liikmeid. Ma ei oska seda öelda. Aga igal juhul see on niisugune väga huvitav soovitus, mida nagu sellises mida peab olla meedia ei kajasta neid soovitusi, mis jäävad nende tähtede vahele. Aga see on siin olemas ja siin on ka nagu etteheide. Väga oluline asi, et kui miski on protsessis olemuslikult mitte auditeeritav, siis selle võiks ju tõlkida ka, et puudub otsast lõpuni verifitseeritavus, mille valimiskomisjon on juba vist 2017. aastal e-valimised selliseks kuulutanud. Et tegelikult see etteheide ütleb seda, et e-valimised ei ole vastupidiselt valimisteenistuse enda kinnitustele otsast lõpuni verifitseeritavad ja auditeeritavad. Ma ei ole tehniliselt nii pädev, et mulle tundub, et need on omavahel seotud, aga ma ei ole täiesti kindel, kas ta on sama asi, aga arvatavasti sul on õigus. Aga igal juhul me jõudsimegi nüüd siia selle läbiva kontrollitavuse ehk siis otsast otsani kontrollitavuse juurde. Ja ma arvan, et need on omavahel seotud küll. Et see on see punkt I või soovitus I punktis 65, mis on ka üks olulisemaid soovitusi üleüldse ja millest saaks ka veel pikemalt rääkida ja mis tehniliste asjatundjate jaoks on ilmselt põhiline ja kõige tugevam koht selles arvamusdokumendis. Ja võib-olla peaksin natuke selgitama vaatajale ka, et läbiv kontrollitavus, otsast lõpuni kontrollitavus, otsast otsani kontrollitavus, need on nagu mitmeid vasteid siin inglise keeles end-to-end verifiability. Et see tähendab seda, ja see lahendaks nagu need küsimused, mis meil e-valimistega on. Ehk siis see oleks nagu tehniline lahendus sellele, et kuidas me saame olla kindlad, et keegi e-valimiste tulemusi ei võltsi, ei tee nendega midagi halba protsessi käigus. Et see hääl, mis läks sisse alguses valija poolt, et see hääl jõudis õigesti serverisse sellisena, nagu ta pidi olema ja et see hääl loeti kokku ja arvati tulemuse hulka. Et see on niisugune võib-olla lühike ja niisugune lihtne tehniline kirjeldus, kindlasti täpsem, aga see on niisugune lühike ja lihtne kirjeldus. Ja nüüd see läbiv kontrollitavus koosneb teatud mõttes või teatud nagu arusaamade kohaselt kahest komponendist, mis peavad mõlemad olema rakendatud ja omavahel seostatud, et üks on oma hääle kontrollitavus, ehk siis individual verifiability, mõni ütleb ka individuaalne kontrollitavus, mõni ütleb isiklik hääle kontrollitavus. Ja see on siis see, et saab kontrollida, et kas su hääl jõudis serverisse
et inimene saab ise vaadata, et kas ta jõudis serverisse ja ütleme niimoodi ja kõik muud asjad oma häälega seotud aspektid. Ja teine on häälte kokkulugemise kontrollitavus. Mõni ütleb ka, et e-valimiskasti kontrollitavus ehk universal verifiability, mõni on öelnud universaalne kontrollitavus. Ja see tähendab siis seda, et see e-häälte kokkulugemine möödus siis korrektselt õigesti ja nii, et ei olnud mingeid võltsimisi ega mingeid sabotaaže seal. Ja need on nüüd, ütleme, ideaalis peaksid need olema siis tehniliselt lahendatavad. Et lihtsalt, et sa saadki olla kindel, et sa ei pea nagu vahepeal, ütleme, sa ei pea nagu kõigisse süvenema, et lihtsalt, et sul on seal mingi kindel võimalus nagu tehniliselt usaldusväärselt kontrollida. Ma pistan siia vahele ühe väikese tõdemuse või küsimuse, võib-olla tõdemuse küsimuse vormis või küsimus vastupidi. Et mina olen aru saanud, et seda otsast otsani verifitseeritavust ei ole veel tõendanud keegi e-hääletusega, et kas see üldse on võimalik või ei ole võimalik? Mina olen ka aru saanud, et keegi ei ole seda täiesti veenvalt saavutanud maailmas. Ma olen ka niimoodi aru saanud sellest. Aga siin on eri koolkonnad, kes omavahel siis võitlevad ja võistlevad, et võimalik on, et keegi väidab jälle, et tal on see lahendus olemas, nii nagu meil siin ka Koitmäe väidab. Aga mis on oluline on see ikkagi, et kui meil, nüüd oli see Kristjan Tüüna ja Ago Samossoniga seotud juhtum, eks ole, et kui magistrant Kristjan Tüüna Tallinna Tehnikaülikoolis leidis, see on see juhtum, millest on ka palju juttu olnud, et leidis olukorrad, kus teoreetiliselt ja võib-olla ka praktiliselt oli võimalik vahetada serveris hääli teatud etapis. Ja ütleme, kui selline asi on võimalik ja see on nagu teaduslikult tõendatud, siis see tähendab, olenemata sellest, kas seda tehti või tehtud, see tähendab ühte asja kindlasti, see tähendab seda, et läbivat kontrollitavust sel hetkel ei olnud Eesti valimissüsteemis, ehk me saame julgelt väita, et kuigi 2017. aastal väideti, et see läbiv kontrollitavus on olemas, siis 2023. aasta seisuga seda ei olnud. Nüüd, me ei pea sellest kasutama Tüüna ja Samossoni lähenemisi ja väiteid. Tegelikult on seda sama, et läbivat kontrollitavust ei ole olemas, väitnud 2023. aastal ka OSCE Odihr ise oma Eesti Riigikogu valimistega seotud raportis. Seal on kirjas, et seda läbivat kontrollitavust meil ei ole. Ja soovitatud siis ikkagi nagu selleni jõuda. Ja nüüd, mis võib-olla selle praeguse arvamusdokumendi puhul ongi märgiline, on see, et seal ei ole öeldud, et see on vahepeal saavutatud. Seal on öeldud, et lisage need nõuded nagu seadusesse. Aga seal ei ole öeldud, et see olukord läbiva kontrollitavusega seoses on vahepeal muutunud. Ja ei ole ka tegelikult, nii palju kui mina seda dokumenti olen lugenud, väga palju pakutud välja seda, et milliste vahenditega see läbiv kontrollitavus siis saavutada. Et tegelikult see küsimus jääb ikkagi jätkuvalt õhku, et kas on see saavutatav ja kui see saavutatav tõepoolest on, siis mis need vahendid reaalselt peaksid olema? Täpselt nii, et seda ei ole ja muidugi nemad ei annagi tehnilisi soovitusi. Odihr ei anna tehnilisi soovitusi. Aga seda, et Eestis ei ole läbivat kontrollitavust, mida nüüd üritatakse väita, et ikkagi on, seda on ka tegelikult vist on vähemalt 2 teadusuuringut veel, mis isegi rohkem, mis seda kinnitavad. Üks oli Ukraina päritolu teadusuuring või Ukraina tellitud, ma täpselt ei mäletagi, ja üks oli Norra uuring, kus on siis samamoodi kirjas, et Eestis seda saavutatud tegelikult praktikas ei ole. Ja nüüd ongi see soovitus I on siis määratleda valimisseaduses õiguslikud nõuded. Seal on küll niimoodi sõnastatud oma hääle kontrollitavuse ja selle häälte kokkulugemise kontrollitavuse suhtes, aga see tähendabki sisuliselt seda läbivat kontrollitavust. Ja seal on nüüd siis, ma arvan, et miks Odihr seda on soovitanud, on selleks, et üldse süsteemi hinnata, selleks, et nagu saada aru, millest jutt käib, peaks olema võimalikult täpselt ette nähtud seadusega. Ja et nad lihtsalt on soovitanud, et ilmselt nad soovivad edaspidi seda veel hinnata või sooviksid, et selles mõttes nad tahaksid, et see oleks nagu seaduses hästi mustvalge kirjas ja siis saab seda nagu, kui me teame, millega on täpselt tegu, siis me saame seda ka hinnata. Et praegu on tegu lihtsalt võib-olla ka otsapidi lihtsalt Koitmäe ja kes meil siin on, ma ei mäletagi, kes meile veel väitnud on. Viimati vist Kadastik, Maarja Kadastik. Aga jah,
et mina arvan ka, et siin ikkagi praegusel hetkel näib asi sedamoodi küll välja, et meil ei ole seda läbivat kontrollitavust, mistõttu teisisõnu valimistulemusi on teoreetiliselt ja arvatavasti ka praktiliselt võimalik manipuleerida. Et see on see probleem. Tuleme siis viimase soovituse juurde ja see on karistusseadustiku karmistamine eelkõige, kui tuvastatakse rikkumine. Ma tegelikult veel korra põrkaks tagasi sinna selle soovituse I juurde, et seal on joonealuline märkus 53, mis sisaldab veel ühte väikest etteheidet ja see puudutab vaatlejaid. Ja nimelt see, et Eestis lubatakse vaatajatel praegu vaid visuaalselt vaadelda, mis on ebapiisav interneti hääletuse täpsuse või korrektsuse kinnitamiseks. Palun ütle see punkt veel. See on joonealuline märkus 53. Aha. Et see on niisugune selge sedastus jällegi, et vaatlejatel on Eestis liiga vähe õigusi. Just seesama, et lubatakse vaid visuaalselt vaadelda, aga nad peavad saama vaadelda ka neid nii-öelda kontrolliprotsesse. Ehk siis see tegelikult on ka niisugune nagu selge vihje sellele, et vaatlejate õigused peavad olema laiemad kui ainuüksi visuaalne vaatlemine. Ja ma arvan, et võib-olla pikas perspektiivis need ongi need kaks kõige valusamat nii-öelda kohta selle valimiste korraldajate jaoks. Üks on see populaarkaebuse võimaldamine ja vaatlejate õiguste laiendamine. Ja teine on siis see, et see läbiv kontrollitavus ei näe praegu Eestis hea välja. Et selle tõdemusega võibki selle viimase punkti juurde nüüd siirduda, et karistusõigus soovitatakse lisada sätteid interneti hääletusega selle igas etapis seotud süütegude eest heidutavate ja proportsionaalsete karistuste kehtestamiseks. Ma ei oska öelda, kui oluline see on, aga see kindlasti võiks olla. Et juba et lihtsalt on seal olemas, et võib-olla siis natukene need inimesed, kui keegi plaanib sellist nagu e-hääletusega seotud, ütleme, süütegeliku või kuritegeliku kava, et siis ta mõtleb võib-olla 2 korda. Olen muidugi jälle karistuse suurusest. Aga praegu karistusseadustik ei sisalda selliseid norme, mis võimaldaksid karistada otseselt. Küllap leiab mingi muu paragrahvi ka, aga see oleks ilmselt otsesem tegu või meede. Nüüd me oleme vägagi detailselt vaadanud kõiki neid soovitusi ja mul on hea meel, et me oleme kaevunud sellesse raportisse sinuga sellise analüütilise põhjalikkusega. Aga kui nüüd vaadata seda kogu raportit sellise analüütilise, mitte ainult analüütilise pilguga, vaid ka nagu kokkuvõtva pilguga, siis ma küsiksin sellise provokatiivse küsimuse, et kas me tegelikult seda praegu niimoodi vaadates käitume umbes samamoodi nagu inimesed, kellel on kehtestatud automaks ja kes hakkavad peale automaksu kehtestamist viilima oma ahelaid ja maksustamise printsiipe natukene soodsamaks. Ehk siis teiste sõnadega räägivad sellest, aga võib-olla sellise mootoriga oleks mõttekam nagu natukene maksu alandada, miks minu mootoril on 8 sotti aastas, aga teise mehe mootoril on ainult, ma ei tea, 160, et võib-olla võiks tema osa nagu ülespoole panna ja minu poole alla panna. Et probleem ei ole ju see. Probleem on automaks. Nii, kui kasutada sellist analoogi siin. Et kas me võiksime tegelikult ütelda seda, et aga probleem ei ole ju üks või teine tasand selles e-hääletuse süsteemis, vaid probleem on e-hääletuse süsteem tervikuna kogunisti. Jah, et nii ta ei ongi tegelikult, et ma arvan, et kokkuvõttes siin ongi nagu 2 teed, et kui tahta nagu sellega kuhugi mõistliku kohta välja jõuda. Et üks võimalus on see, et saavutada kuidagi see läbiv kontrollitavus, et me kõik ja ütleme selle läbiva kontrollitavuse siis väga põhjalik vaadeldavus kodaniku ühiskonna jaoks. Et see on, sellisel juhul võiks see e-hääletus olla mõeldav, kui tõesti kõik osapooled usuvad, et see asi on korras. Aga probleem on selles, et selleks nagu tehnilist lahendust praegu ei paista kusagilt. Ja nii, et me peame, hetkel me oleme sellise portsu otsas, et meil on siin e-hääletus, mille suhtes ei saa ikkagi täiesti kindel olla.
ehk me peame usaldama mingit isikute ringi ja selline siin selles soovituses või arvamuses pakutud lahendus on üks olulisi lahendusi on see, et lahendatagu siis seda isikute ringi, kellele on delegeeritud usaldus, rahva usaldus e-hääletamise aususe suhtes. Aga kas see lahendus on piisav, ma ei oska öelda, et mina isiklikult oleksin siin nagu kategoorilisem et kas siis läbiv kontroll või kuni seda läbivat kontrollitavust ei ole, siis ei peaks ka e-hääletus olema võimalik Eestis, vähemalt mitte sellises mastaabis. Meenutan veel kord, et Euroopas ei ole riike, eriti kus seda võimalik on teha, Venemaal on kõige võrreldavam võib-olla ja siis mingis väiksemas osas Prantsusmaal, nendele, kes on väljaspool Prantsusmaad ja Šveitsis on kohalikul tasandil. Et jah, probleem on praegusel kujul, e-hääletuse süsteem on minu jaoks probleem, ma arvan. Tervikuna? Jah, tervikuna just. Et siin ongi kaks lahendust, et kas siis läbiv kontrollitavus või kui seda ei saavuta, siis tegelikult võiks teda parem mitte olla. Mis siis nüüd konkreetselt sellele järgneb? Et kui OSCE Odihr on oma soovitused andnud, siis vähemalt minule tundub, et siit võiks nüüd riigi valimisteenistus ja kogu seltskond, kes e-hääletust toetab ja üleval on pidanud teha nagu järgmised järeldused, millele tegelikult see ERR-i uudis ka viitab, mis on tituleeritud OSCE soovitab e-valimisi seaduses täpsemalt reguleerida ja teha teavitustööd. Ehk siis põhimõtteliselt on teinud sellise pika pai meie süsteemile ja öelnud seda, mis nagu ühes teatavas vennaskonnas, et head mehed tehakse veel paremateks. Et hea süsteem tuleb teha natukene veel paremaks ja siis on kõik hästi. Et mulle tundub, et see on nagu üks võimalus, kuidas nüüd tänane süsteem seda Odihri raportit tõlgendab. Aga mismoodi sellest nüüd siis maksimum välja pigistada või kivist vesi välja pigistada, nagu sa kommenteerisid meie eelnevad saadet Varro Vooglaiga, kui me siin seda rääkisime siin? No ma arvan, et valimisasutused kaitsevad ju oma enda tehtud tööd ja püüavad õigustada. Eestis on see ring küllaltki kitsas. Ja ma arvan, et on ka kildkondlikke huve kaitsta seda Eesti lahendust, nii nagu eestlased on harjunud oma üritust kaitsma. Estonia huku puhul ju ka oli üks probleem, et inimesed hukkusid, vaid et Eesti meremehi rünnatakse, eks ole. Ma ei hakka siin ütlema üldse, kas see õige või vale, ma ei tea seda. Aga lihtsalt, et see on selline tavaline värk, et kui meil on mingi oma asi ja siis keegi ütleb, et see oma asi polegi võib-olla nii hea, siis tekib kohe nagu kaitserefleks ja ma arvan, et valimisasutustel see siin ka tekib, seda on juba näha, esimesi märke on sellest näha. Muudatuste tegemisest ma usun, et nad ei pääse, et siiski kui rahvusvaheliselt, eestlastel on ka teine kalduvus, et kui keegi nagu välismaalt midagi ütleb, siis me üldiselt kuulame ja täidame nii-öelda, see on selline orjaajast jäänud kahjuks selline omadus, et me kaldume ka tegema asju, kui välismaalt öeldakse. Tihtipeale ka siis, kui seda võib-olla tingimata vaja ei ole. Aga praegusel juhul on tingimata vaja minu meelest ja nendest muudatuste tegemisest nad ei pääse. Aga ma arvan et nad üritavad teha võimalikult ikkagi vähe või võimalikult tõlgendada neid soovitusi niimoodi, et ongi, et peame teavitustööd tegema, peame tegema brošüüri, peame tegema mingid dialoogid, eks ole, kuhugi, et keegi paneb kuhugi linnukese. Et see on see, mis on oodata valimiste korraldamisega seotud asutuste poolt. Aga ma siiski näen siin kordaksin veel kord, et Riigikogu saab ju samamoodi neid soovitusi võtta ja ta ei pea tõlgendama neid nii, nagu valimisasutused tõlgendavad. Riigikogu on seadusandja, ta on sõltumatu Eestis ja võiks tõsta pea kõrgele ja kas või võtta mingeid rahvusvahelisi eksperte ja lasta need ja muide OSCE Odihr on ise öelnud, et nad on valmis jätkama dialoogi, nad on valmis jätkama arutelu, nad on valmis andma täpsustusi, et ma arvan küll, et siin saaks ju astuda kirjavahetusse või kutsuda veel külla neid ja rääkida täpsemalt, et mida te selle tollega mõtlesite, et kuidas oleks kõige parem seda lahendada, et kas te aitate meil edasi mõelda. Ma arvan, et nad on valmis seda hea meelel tegema. Ja see on see, mida Riigikogu võiks teha. Ja
Riigikogu teadupoolest koosneb erakondadest, et ma siin paneksin südamele kõigile erakondadele võtta seda arvamusdokumenti tõsiselt, isegi kui ta on sordiini all sõnastatud, diplomaatiliselt sõnastatud, et tasub siiski vaadata rida-realt ja võib-olla mõnel korral ka ridade vahelt, et mida tegelikult on soovitud öelda. Ja üks asi veel, mis mul mõttesse tuli, võib-olla sobiks siia öelda, on see ka, et siin on nüüd meil praegu hinnang õigusnormide ja eeskirjade vastavusel kooskõlale rahvusvaheliste standarditega. See on üks osa võrrandist, üks osa sellest asjast. Aga tegelikult on ka võimalik oleks võimalik tellida hinnangut selle kohta, kas tehniline lahendus, mida Eesti praegu kasutab, et kuivõrd see vastab rahvusvahelistele standarditele, see oleks ju ka põhjalikum töö, mille saaks tellida mõnelt instituudilt või ülikoolilt või mõnelt soliidselt ja võimalikult erapooletult teadusasutuselt või teadusorganisatsioonilt. Ja saab ka tellida kitsamalt. Näiteks see, et ütleme, et tellida tehnilise lahenduse hinnang mingite küsimuste põhjal. Näiteks, et kas ütleme, massiivsed sisemised või välimised manipulatsioonid selles süsteemis on välistatud ja kui nad ei ole, siis millised on võimalused, eks ole. Ja mitte sõnastada need küsimusi nii, et kas mingi vanaema laseb oma lapselapsel hääletada, vaid tegelikult ikkagi see oht, mis meid peamiselt ähvardab, on siis kas suur sisemine manipulatsioon või suur väljast tulev manipulatsioon. Et minu meelest on see hästi palju siuke inglased ütlevad red herring või siukene punane heeringas, mida sulle näidatakse, siis sa nüüd jõlitad, et keegi seal võib-olla seal kuskil hooldekodus võttis selle ja lasi nagu 5 inimesest hääletada, aga see 5 inimest ei ole ka veel nagu see ei ole süsteemile surmav ja neid on nagu võib-olla lihtsam nagu jälile jõuda ja see ei ole ka nii ohtlik. Aga ohtlik on see, kui keegi hakkab nagu tegema massilisi manipulatsioone. Ja just nimelt selles aspektis, et kui me nüüd jääme hääletama, nagu OSCE ekspert ütles, et see on Eesti rahva valik, et kas ta jätkab interneti hääletusega, siis võib-olla tasuks ka mõelda selle peale, kellel on võimalik, kas siis erakondadel või Riigikogul endal tellida täiesti võimalikult erapooletult välismaiselt organisatsioonilt, teadusasutuselt konkreetne uuring tehnilise lahenduse kohta. Ja et kui nagu sellest õiguslikust poolest võib-olla jääb väheks või et ta ei ole piisavalt motiveeriv, et hakata siin muudatusi tegema. Et mida me tegelikult tahame, on ju see, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud. Minu sõnum kahtlemata kõikidele erakonnajuhtidele on see, et ideaalis peaks praegu kogu Eesti ühiskond, kaasa arvatud ka koalitsioonierakonnad, võtma seda raportit tõsiselt ja hakkama koos mõtlema selle üle, et kuidas meie valimissüsteem üleüldse teha selliseks, et inimesed usaldaksid seda. Aga miinimumprogramm peaks olema see, et e-valimistesse kriitiliselt suhtuvad erakonnad ja ühiskondlikud jõud teeksid nüüd koostööd ja astuksid välja selle eest, et meie valimissüsteem saaks asetatud ideaalis põhiseaduslikule alusele ja selline minu hinnangul selgelt põhiseaduse vastane valimissüsteem nagu e-valimised saaks peatatud ja ultimatiivselt lõpetatud. Et see on nüüd tegelikult nagu rahvuskonservatiivsete jõudude ja tegelikult kõikide nende jõudude ühine pingutus peaks olema. Et mida tegelikult kogu selle raporti esitamine heas mõttes just nimelt oli, mis oli ütleksin väga heaks nagu näiteks sellest, et tuleb teha koostööd. Ja, täiesti nõus, et ma arvangi, et me peaksime siin ikkagi rahvana mõtlema mitte niivõrd selle peale, et me peame kaitsma oma edulugusid või need väidetavad edulugusid, vaid me peaksime säilitama kriitilise meele ja kaitsevõime ja kaitsetahte igas küsimuses ja see puudutab ka e-hääletust. Et me peaksime sellest kiltkondlikust jamast nagu üle olema praeguses olukorras. Ja võib-olla üks asi, mida ma veel juhiksin tähelepanu jällegi selle soovitusega, see on see, millega see arvamusdokument lõpeb. Ja nimelt see on küll tsiteerides Eesti parlamendi liikmeid, aga OSCE ODIHR on otsustanud lõpetada viimases punktis number 73 sellise etteheitega, et 2024. aastal tehtud muudatused, millega nüüd on kõvasti nagu avalikkuses esinetud siin valimiste korraldajate poolt, et vaadake, et me lahendasime suurema osa probleeme sellega ära.
ei kujutanud endast tõelist, süviti minevat ja laiapealiselt kaasavat jõupingutust e-hääletuse õigusliku raamistiku tugevdamiseks. Et see ei ole päris nende oma sõnadega tehtud etteheide, aga see on jäetud kõlama. Et kui keegi kahtleb, et kas see on kriitiline, see arvamusdokument, siis juba vaadates seda, et millega see algab ja millega see lõpeb, siis ma usun, et see on ka niisugune nagu annab tunnistust sellest, et tegemist on kriitilise dokumendiga. Ja meie peaksime ka jääma ühiselt kriitiliseks, mitte pahatahtlikuks, aga ma arvan, et kriitiliseks. Aitäh sulle, Andres, selle süvitsi mineva analüüsi eest ja jõudu! Tarvis!